oma töös puutun sageli kokku lastega, kelle kõne ei arene tavapärasel viisil. Lapsevanemad on nõutud, sest kuidagi ei taha tulla lapse esimesed sõnad ja laused. Mida siis teha? Sinu partneriks lapse kõne arengu toetamisel on logopeed. Aga kuidas see käib? Tere, tulge sisse. Oi, Oskar, näite, sul on see kaasas ja... Esmalt saame tuttavaks, räägime ja ma palun sul oma lapsega tegutseda. Ma vaatan, kuidas oma lapsega suhtled. Miks? Sest nii ma näen, milliseid nõuandeid sa vajad ja milliseid mitte. Ma ei anna sulle lihtsalt nõu, vaid näitan, kuidas nõuandeid ka rakendada. Teed niimoodi, jah. Vahel palun ma sulle enda ja lapse suhtlus kodus filmida. Nii saame koos vaadata, kuidas sa teraapias õpitud nõuandeid kodus oma lapsega suheldes kasutad. Mis töötab ja mis mitte ning saame koos seada uued eesmärgid. Ma annan sulle 3 esmast nippi, mis aitavad lapsel sinu kõnet paremini mõista ja toetavad teda rääkima hakkamisel. Ole lapsega samal tasandil ja suhtle näost näkku. Selleks küükita, lama, istu, tõsta laps enda kõrgusele. Nii näeb laps, kuidas sa sõnu ütled. Jälgi last hoolega ja räägi sellest, mida laps parasjagu vaatab, katsub, kuulab. Muuda oma kõnet. Räägi lühidalt ja aeglaselt. Tee pause, rõhuta ja korda just lapse jaoks vajalikke lihtsaid sõnu, mida tal on kergem järele korrata. Lisa kehakeelt ja žestid. Ole emotsionaalne. Täpsemate soovituste andmisel lähtub logopeed nii lapse kui lapsevanema vajadustest, soovidest ja ka tugevustest. Kõige paremini sobivad väikelapse kõne arengu toetamiseks päevast päeva korduvad rutiinsed tegevused. Olgu selleks siis riietumine, pesu pesemine, koristamine, mänguasjadega mäng ja nii edasi. Logopeedilt saadud nipid aitavad sul lapse kõne arengut toetada kõikides igapäevastes tegevustes. Ole kannatlik ja järjekindel. Logopeed on sulle sellel teel abiks.